Tere õhtust! Olen saabunud pargipingile, pilgene täis prügikasti kõrvale. Et natukene siis mõtiskleda. Täna on suur reede. Kunagi öeldes suur reede on nii püha päev, et isegi rohi ei kasva. Igal juhul suure reede tööd teha ei tohiks, sest siis läheb otseselt põrgusse. Ma tegin hommikul tööd, see oli esimene suur reede, mil ma olen tööd teinud. Ja lisaks käisin praegu ka supermarketis, on ka nagu töö tegemine, enda jaoks muidugi. Nii et põrgutee on mul sillutatud. Aga mõtlesin natukene, üks teema tuli üles ühes vestluses, millest tahaksin nagu mõtiskeda. Teema on koolitundides tuntud Theseuse laev. Ja teatavasti oli selline laev, mida pidevalt parandati ja putitati. Võeti üks tükk ära, mis oli juba katki, pandi uus asemele. Ja mingil hetkel oli see, et see algses versioonist ei olnud nagu füüsilise tasandil midagi alles. Ja siis küsimus, et kas tegemist on sama laevaga või ei ole. Ja minu arvates on tegemist. Ma ütlen ette ära, minu arvates on tegemist sama laevaga. Mis pärast? Esiteks sellepärast, et mina olen sama inimene, füüsilisel tasandil sama inimene kui see, kes ma olin sündides. Muidu ma ei tohiks oma sünnitunnistust kasutadagi ju, oma dokumente ei tohiks kasutada, aga ometi on kõik rakud mu kehas ju ka välja vahetanud. Ja Theseuse laev on sama sellepärast, et on järjepidevus. Et on see, et üks tükk võetakse küll ära, aga pannakse teine, kogu aeg nagu tegutsetakse ikkagi sellises järjepidevus olukorras. Aga siis tekkis mul kohe ise uus küsimus, et on olemas sellised asjad nagu genotaafid, kreeka keeles siis nagu tühjad hauad. Hongkongis on väga ilus genotaaf, mäletan. Aga genotaaf on sellepärast, et laip alati ei leia sõdade ajal üles, olulisi laipu ja siis on vaja kuskile, ikkagi inimesi on vaja mälestada. Ja selleks, et neid mälestada, on mingit nagu hauda vaja, aga kuna midagi sinna hauda panna ei ole, siis ongi tühi haud ehk genotaaf. Ja siis küsimus see, kas genotaaf on ka haud või ei ole. Ja see on juba huvitavam küsimus, kui see Theseuse laeva küsimus. Ja ma arvan, et genotaaf on haud, aga mitte alati. Et mis mõttes mõnikord on ja mõnikord ei ole. Et on siis haud, kui inimestel on olemas selline nagu tugev selline energia, tugev usk, tugev selline soov käia seal nagu haual ja seda ja see on nagu täiesti siiras ja tugev. Siis on ta ka päriselt haud, kuigi seal kedagi ei ole. Aga kui see siiras usk nagu puudub ja inimesed ikkagi käivad seal mingitel muudel, võib-olla poliitilistel põhjustel või mingitel muudel põhjustel, siis ta ikkagi haud ei ole. Ja. Et see oli siis mõtisklus Theseuse laevast ja tühjast hauast ehk genotaafist. Theseuse laev on igal juhul olemas, sest ka mina olen olemas. Genotaaf nii ja naa. Kui on olemas siiras ja tugev usk, siis ta on olemas, siis on ta päriselt haud. Kui seda usku enam ei ole, siis ei ole. Ja seda teades võib kõigi muid asju niimoodi nagu määratleda.